unetus ei ole tänapäeval mitte ainult vanemate inimeste probleem, vaid ta on ka noortel inimestel stressirohkes, kiires, vastutusrikkas ühiskonnas. Ja kui ennem, kui pöörduda perearsti või erialaspetsialisti poole, võiks proovida lihtsaid käepäraseid ühendeid. Ja ühte toodetest ehk mett võiks soovitada igapäevaselt õhtuti tarvitada. Ja sellel ei ole mitte ainult teaduslik põhi, vaid ka rahvameditsiinis on teada, et õhtuti lisada mett siis kas soojale piimale või teele, et toob hea une. Ja selle põhjuseks on ühelt poolt see, et mesi oma rikkaliku koostisega kaasa arvatud amiinohappete poolest eriti tooks esile trüptofaani, mis reguleerib ülejäänud hormoone, et anda hea ööpäevane ärkvel ja uneoleku režiim. Ja lisaks koosneb mesi lihtsatest suhkrutest, glükoosist ja fruktoosist ja need omakorda moodustavad meie maksas varud. Ehk me saaksime oma veresuhkrut kenasti reguleerida ööpäevaringselt. Ja kui need maksavarud on kehvad, siis meie uni ei pruugi olla ühtlane ja rahulik. Ja siin ka, et õhtuti siis 1-2 teelusikatäit mett, kas siis puhtalt või segatud leige joogi sisse, et peaks tagama hea ja rahuliku une. Et meie igapäevaelu on ka suhteliselt pingeline, stressi tekitav ja ärev ja et päeva jooksul kogu neid pingeid maha võtta, võiks tarvitada rahustavaid teesi, taimeteesi, millele siis võib juurde lisada mett, mis omakorda soodustab stressihormoonide mahavõtmist.